näe, Tarvo, tere! Tere, Arnold Rein! Kuule vaata, auto tuleb. Tuleb jah. Õnneks mul on helkur, millega ma olen ennast autojuhile nähtavaks teinud. Mina ka. Mul on hea suur peegel, sest tähtis on valgust hästi peegeldada. Oled sa kindel, et peeglist piisab? Ikka. Kumba näeb autojuht paremini? Kas peegliga Arnold Reinu või helkuriga Tarvot? Siililegi selge, et peegel peegeldab. Helkur aga suunab valguse tagasi sinna, kust see tuli. Just seetõttu oli maanteeservas näha mind, aga mitte Arnold Reinu. Kuidas aga see seadeldis töötab? Sest et oma peegelpilti me sellelt ju ei näe. No, peegeldumine on valguse suuna muutus, kui valgus langeb kahe keskkonna eralduspinnale. See toimib täpselt samamoodi nii mere- kui helilainete puhul, kuid antud juhul uurime siiski vaid valguse peegeldumist. Peegli puhul on asi lihtne. See peegeldab. Kas panite aga tähele, et valgus peegeldub peeglilt täpselt samasuguse nurga alt, nagu see ka peeglile langeb? See aga tähendab, et valguse allikasse tagasi suunamiseks peab peegliga väga täpselt sihtima. Aga huvitav, mis siin sees on, kui see ei ole peegel, aga ometigi saab sellega valgust suunata. Siin sees on ikkagi väikesed peeglid. Mis peeglid? Sa tahad öelda, et helkur on tehtud peeglitest? Just, helkuris on täpselt paika asetatud peeglid nagu siingi. Seega me peame uurima, kuidas valgus sellises süsteemis peegeldub. Nagu näha, suunatakse valgus tagasi sinna, kust see tuli. Ning helkur toimib eriti hästi, kui sinna lisandub kolmas peegel. Helkur peegeldas autojuhi suunas valguse tagasi, kuid mina jäin peegliga märkamatuks. Aga Tarvo, katkist või purunenud helkurit ei tohi kasutada ja see tuleb ära visata. Poest on võimalik leida palju erinevaid helkureid, kuid kõik nad ei ole ühtemoodi head. Kui helkuril või helkuri pakendil on CE märgis, saame kindlad olla, et see vastab sellele kehtestatud kvaliteedinormidele. Kui see märgis puudub, siis me kvaliteedis aga kindlad olla ei saa. Helkur kinnitatakse sinu ja sõidutee vahele, auto tulede kõrgusele. See on umbes 50 centimeetrit. Tarvo, lähme proovime selle helkuri maanteel järgi. 1, 2, 3, 4, 145, 146, 147, 148, 149, 150. 150 meetrit on täpselt paras vahemaa, mis kauguselt suudab mind märganud autojuht minust veel ohutult mööda sõita. Kohal! Tarvo, su helkur töötab suurepäraselt. Väga hea. Nägite? Heitevaatus! No, mida? No okei. Sellest ma saan aru, miks ma maanteel pean helkurit kandma. Aga linnas ju ometi tuled põlevad. Kas seal on ka helkurit vaja? Ikka. No nii. Valgust siin on ja igastahes kõvasti rohkem kui maanteel. Tõepoolest, valgust on, aga sellest ei piisa, et me taustast eristuks. Las ma näitan sulle, kuidas me paistame autojuhile, kui mul ei ole helkureid. Ja nüüd, kui mul on need helkurid. Kannan alati helkurit. Või mitut? Panen sulle siia ja käsi varrele ja... Lähme!